Trump annab rahvusvahelisele narkokaubandusele ränga löögi pärast seda, kui Brasiilia, Ameerika Ühendriikide ja Boliivia ühine operatsioon paljastas kahtlase saadetise, mis võib minna ajalukku kui suurim Brasiilia territooriumil kunagi registreeritud kokaiini konfiskeerimine. Brasiilia föderaalne maksu- ja tolliamet pidas kinni 8 veokit, mis olid laaditud umbes 260 tonni puiduga Corumbas, Mato Grosso do Sulis ja Cácereses, Mato Grossos piiril Boliiviaga. Esialgsed analüüsid andsid positiivse tulemuse kokaiini suhtes. Hinnanguliselt võib uimasti kogus ulatuda 20–50 tonnini, olles peidetud puidu konstruktsiooni sisse. See operatsioon toimus pärast jagatud luureandmeid ja näitab, et kui rahvusvaheline surve organiseeritud kuritegevuse vastu tõesti suureneb, hakkab narkokaubanduse masinavärk tõrkuma. Trumpi valitsus oli juba varem pannud Brasiilia jõugud, nagu PCC ja Comando Vermelho, enneolematu surve alla, käsitledes neid rühmitusi rahvusvahelise ohuna. Ja nüüd on koostöö Ameerika Ühendriikidega konkreetse narkokaubanduse vastase pealetungi keskmes. Küsimus, mis jääb, on lihtne. Mis veel liikus üle piiride märkamatult? Miks hakkas see võrgustik alles nüüd lagunema? Ja kuidas reageerib narkokaubandus pärast nii väärtusliku kauba kaotamist? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Operatsioon Timber Shield algatati Brasiilia föderaalse maksu- ja tolliameti poolt 21. juunil 2026 pärast seda, kui võimud tuvastasid märke, et puidukoormaid kasutatakse suures mahus kokaiini vedamiseks. Kahtlus ei tekkinud tavapärasest kontrollist. See sündis rahvusvahelisest koostööst, milles osalesid Ameerika Ühendriigid, Boliivia riiklik toll ning Brasiilia järelevalve ja julgeolekujõud. Kahtlane tegevus avastati 19. juunil 2026 ja veokid peeti kinni 2 päeva hiljem strateegilistes piiripunktides. Veos oli jaotatud 8 veoki vahel. 4 neist jäid Corumbasse järelevalve alla umbes 130 tonni puiduga. Teised 4 peeti kinni Cácereses, samuti umbes 130 tonni puiduga. Kokku on see ligikaudu 260 tonni materjali. Föderaalse maksuameti andmetel näitasid esialgsed ekspertiisid positiivset tulemust kokaiini suhtes. Föderaalpolitsei tehnilised analüüsid on veel käimas, et kinnitada lõplikku narkootikumide kogust, kuid hinnanguline 20–50 tonni seab operatsiooni juba ajaloolisele tasemele. Viis, kuidas narkootikum peideti, näitab kuritegeliku võrgustiku jultumuse ulatust. Föderaalne maksuamet teatas, et Brasiilia, Ameerika Ühendriikide ja Boliivia vaheline koostöö oli skeemi tuvastamisel otsustava tähtsusega. Narkokaubandus kaotas hiiglasliku kaubaoperatsiooni käigus, mis sai alguse rahvusvahelisest koostööst. Samal ajal kui Washington karmistab retoorikat Brasiilia jõukude suhtes ja hakkab neid gruppe käsitlema ohuna ka väljaspool Brasiilia piire. Just siis muutub kaotus mitte ainult politseiliseks, vaid ka poliitiliseks. Hinnanguliselt 20–50 tonni kokaiini kaotamine tähendab rahvusvahelisele võrgustikule miljarditesse ulatuvat kahju. See paljastab ka, kuidas jõugud kasutavad puiduteid, kuivi piire, maanteetransporti ja ametlikku kaubandust, et proovida narkootikume varjata. Organiseeritud kuritegevus ei koosna ainult relvastatud meestest kogukondades. See toimib ettevõtete, dokumentide, veoste, pangakontode ja vahendajate abil, kes pesevad raha, et hoida masinad töös. See hammasratas ilmneb ka operatsioonis Red Fox, mille viisid läbi föderaalpolitsei ja föderaalprokuratuur 20–21. juunil 2026. Aktsioon oli suunatud Comando Vermelhoga seotud rahvusvahelisele finants- ja logistikasüsteemile. Täideti 4 vahistamismäärust. 2 uuritavat viibisid Surinames, nad peeti kinni kohalike võimude poolt, saadeti Brasiilisse välja ja vangistati Belemis, Pará osariigis. Teised sihtmärgid vahistati Rio de Janeiros ja Tabatingas, Amazonasel, mis on tundlik piirkond, kuna asub Kolumbia ja Peruu piiri lähedal. Surinames vahistatutest 1 on tuvastatud kui tarnija ja finantsoperaator, kes on seotud relvade ostmisega Comando Vermelho jaoks. Uurimise kohaselt liikus tema kaudu üle 150 miljoni reaali. Föderaalpolitsei pidas kinni ka ühe naise, keda peetakse skeemi logistika- ja finantsoperaatoriks.
Kahtlustatakse, et grupp kasutas varifirmasid, katteisikuid, osade kaupa tehtud sissemakseid, pikkülekandeid ja vahenduskontosid, et varjata raha päritolu ning maksta nii kohalikele kui ka välismaistele tarnijatele. Föderaalkohus andis loa vara, õiguste ja väärtuste külmutamiseks, arestimiseks ja kättesaamatuks muutmiseks kuni peaaegu 500 miljoni reaali ulatuses. Meetmeede on suunatud kuritegeliku rühmituse rahakotile. Pole mõtet kinni pidada ainult tegutsevat osa, kui raha liigub endiselt ringi. Külmutamine püüab kärpida rühmituse majanduslikku võimekust, takistada vara peitmist ning katkestada relvade, narkootikumide ja rahvusvahelise logistika rahastamise. Poliitiline sõnum on tugev, sest operatsioon puudutab täpselt seda küsimust, millega paljud valitsused ei taha silmitsi seista. Rühmitus ei ole ainult tänava probleem, see on ka rahaline võim. Kuritegevus esineb kui narkokaubandus, kuid tegutseb nagu illegaalne ettevõte. Kasutab kattefirmasid, transporti, pangakontosid, kaubandust, piiri ja mõjuvõimu. Kui uurimine jõuab rahani, muutub narratiiv. Kurjategija ei paista enam ainult relvastatud mehena, vaid teda nähakse kui operaatorit räpaste äride võrgustikus. Surinamei kaasamine näitab, et Comando Vermelho ei tegutse ainult Rio de Janeiros. Rühmitus otsib marsruute Amazonases, ühendusi väljaspool Brasiiliat ja rahvusvahelisi koridore, et tagada relvade ja narkootikumide varustamine. Fakt, et uuritavad isikud leiti väljaspool Brasiilia territooriumi, kinnitab, et kuritegevuse vastane võitlus nõuab koostööd teiste riikidega. Ilma luureinfo vahetuseta, ilma ühisaktsioonita ja ilma rahalise surveeta ületab rühmitus piire, samal ajal kui riik üritab vaid tagajärgedega toime tulla. Ameerika Ühendriikide karmim suhtumine PCC ja Comando Vermelho suhtes on selle uue olukorra taustaks. Kui Washington klassifitseerib Brasiilia rühmitused rahvusvaheliseks ohuks, hakkavad pangad, ettevõtted, finantsoperaatorid ja vahendajad tundma suuremat riski. Suveräänsuse retoorika, mida kasutavad luulavalitsuse teatud ringkonnad, ei muuda keskset fakti. Brasiilia narkokaubandus on rahvusvahelistunud. Ja selle leviku vastu võitlemine nõuab rahvusvahelisi vahendeid. Teeselda, et see on vaid sisemine probleem, soodustab ainult neid, kes kuritegevusest kasu saavad. Just selles olukorras muutub koostöö Ameerika Ühendriikide, Brasiilia ja Boliivia vahel oluliseks. Operatsiooni Timber Shield ei esitletud kui üksiku meeskonna tegevust maanteel. Federal Unimaxuamate, Federal Politsei, Brasiilia armee, piirigrupid ja tehnilised ekspertiisid kaasati operatsiooni, et säilitada lasti, kinnitada aine ning tagada tõendite ahela säilimine. Narkootikum läbib veel lõpliku analüüsi, kuid kahtlus on juba paljastanud ohtliku marsruudi. Uudised toovad esile ka teise aspekti, mis mõjutab Brasiiliat. Kui organiseeritud kuritegevus seisab silmitsi rahaliste ja rahvusvaheliste rünnakutega, seisab Alexandre de Moraes Ameerika Ühendriikides silmitsi juriidilise survega Trump Media ja Ramble'i algatatud kohtuasjas. Ettevõtted taotlesid, et Moraes mõistetaks Ameerika kohtus tagaselja, väites, et ta ei vastanud tähtajaks. Menetluses, mis on seotud korraldustega Ameerika Ühendriikides asuvate brasiillaste profiilide ja sisu vastu, sealhulgas Rodrigo Constantino suhtes. Rodrigo Constantino ironiseeris olukorda ja küsis, miks Moraes ei palganud oma enda abikaasat, et teda protsessis kaitsta. Avaldus oli poliitilise alatooniga ja torkas ministri jõulise kuvandi pihta. Moraesi kriitikute sõnul näitab see juhtum, et Brasiilia kohtumäärused, kui need püüavad jõuda kodanike, platvormide ja sõnavõttudeni Ameerika Ühendriikide territooriumil, põrkavad vastu USA kohtusüsteemi tugevat tõket. Vaidlus ei ole enam ainult juriidiline, vaid on jõudnud sõnavabaduse, suveräänsuse ja riikliku otsuse piiride valdkonda väljaspool Brasiiliat. Trump Media ja Rumble süüdistavad Moraesi ekstraterritoriaalses tsensuuris ning püüavad saavutada, et blokeerimiskorraldused tunnistatakse Ameerika Ühendriikides kehtetuks. See samm on huvitav, sest toimub samal mänguväljal, kus Trumpi valitsus suurendab survet kuritegelikele rühmitustele ja rahvusvahelistele võrgustikele. Ühelt poolt avaldab Washington kurjategijatele survet, kes kasutavad raha, narkootikume ja piire. Teisalt seisavad Ameerika ettevõtted silmitsi Brasiilia otsustega, mis nende sõnul rikuvad Ameerika Ühendriikide põhiseaduslikke tagatisi.
Deolane Becerra juhtum jõudis uudistesse tänu OAB-SP tegevusele, kes taotles habeas corpust, et proovida teda üle viia erikinnipidamisruumi või anda talle koduarest. Deolane on eelvangistuses uurimise raames, mis käsitleb väidetavat rahapesuskeemi, mis on seotud PCC-ga. Brasiilia kõrgem õiguskohus oli juba 2026 aasta 9. juunil kaitsjate esitatud vabaduse taotluse tagasi lükanud, jättes eelvangistuse jõusse Vernixi operatsiooni raames. Uurimine keskendub jätkuvalt väidetavale rahapesule, mis on seotud PCC-ga. Ja see ongi punkt, mis seob selle juhtumi suurema pildiga. Rühmitused ei sõltu ainult relvadest ja narkootikumidest. Nad vajavad rahapesu ettevõtteid, vahendajaid ja näiliselt seaduslikke teid, et raha ringlusesse panna. Brasiilia jõuab sellesse hetke 3 avatud rindega, kõik korraga. Piiril Boliiviaga võib puidukoorem peita riigi ajaloo suurimat kokaiini konfiskeerimist. Surinames arreteerib föderaalpolitsei kahtlusaluseid, kes on seotud relvade ja narkootikumide rahastamisega Comando Vermelho jaoks. Sao Paulos hoiab Deolane juhtum elus arutelu rahapesu üle, mis on seotud PCC-ga. Igal faktil on oma uurimine, kuid kõik paljastavad sama haiguse. Organiseeritud kuritegevusest on saanud rahvusvaheline võrgustik. Raha, logistika ja kaitsega. Erinevus on nüüd selles, et surve ei piirdu enam sõnadega, vaid jõudis rahakotini. Puidukoorem peeti kinni. Ekspertiis leidis viiteid kokaiinile. Kohus andis loa blokeerida peaaegu 500 miljonit reaali Comando Vermelhoga seotud struktuuri vastu. Uurimise all olnud isikud vahistati väljaspool Brasiiliat ja toodi tagasi. Koostöö Ameerika Ühendriikide ja Boliiviaga aitas paljastada skeemi, mis võis ületada piire ja jõuda sadamatesse ilma tähelepanu äratamata. Nüüd võtab föderaalpolitsei üle kauba kriminaaluurimise, kinnitab narkootikumi lõpliku koguse ning süvendab uurimist selle kohta, kes rahastas, transportis, vastu võttis ja oleks seda saadetist kaitsnud. Mina olen Milson Alvese Globaal rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ning lõpuks vaata kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.